Järgmiseks tuleb meil Põlisrahva Koostöökogu poolse ühise pöördumise tutvustamine ja ettelugemine ja juba ning selle kannab meile ette virulane, Virumeedia vedaja ja juba paljudele tuntud, armastatud Timo Kalaus, palun. Austatud Eesti Vabariigi kodanikud, meie tänaseks juba 6 Eesti ajaloolise maa, Saaremaa, Läänemaa, Virumaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Järvamaa põlisrahvaste esindajad teatame, et meie poolt esindatavate maade põlisrahvad on teinud tagasivõetamatud otsused enesemääramiseks rahvusvaheliselt tunnustatavate põlisrahvastena. Meie eesmärkide avamiseks ja selgitamiseks on enesemääramise teostanud põlisrahvad koostanud ja avaldanud oma deklaratsioonid ning liitunud põlisrahvaste koostöökogus ühiselt vastu võetud deklaratsioonidega. Lisaks enesemääramisele on kõik eelnimetatud põlisrahvad sõlminud ka omavahelised vastastikuse tunnustamise ja koostöölepped, mis aitavad meil oma eesmärkide saavutamiseks tegutseda ühiselt ja koordineeritult. Edasise koostöö paremaks korraldamiseks, uute liituvate põlisrahvaste kaasamiseks ning meie ühiste huvide ja õiguste esindamiseks on eelnevalt nimetatud maade põlisrahvad liitunud põlisrahvaste koostöökoguga ning oleme valinud ja volitanud koostöökogusse oma esindajad. Põlisrahvaste koostöökogu toimib kõigi liitunud maade põlisrahvaste esinduskogude ühise koostöö korraldamisel. Meie ühiste huvide ja õiguste esindamisel ning edasiste otsuste ja lepete ettevalmistamisel, vastuvõtmisel ja edastamisel konföderatiivsel printsiibil ning vastavalt maade esindajate poolt ühiselt kehtestatavatele reeglitele. Kõigi eelnevalt nimetatud otsuste tegemisel oleme lähtunud põlisrahvaste õigustest, mis on sätestatud ja kinnitatud järgnevates rahvusvahelistes lepetes. Rahvusvahelise tööorganisatsiooni põlisrahvaste ja hõimurahvaste konventsioon, põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsioon, Euroopa Parlamendi resolutsioon maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta. Enamik maailma põlisrahvastest lähtuvadki oma õiguste esindamisel ja kaitsel nendest rahvusvahelistest lepetest, mis kohustavad riike oma territooriumitel elavaid põlisrahvaid ametlikult tunnustama, toetama ja kaitsma, toetavad põlisrahvaste õiguste enesemääramiseks, oma esindajate valimist ning iseseisvaks toimimiseks ja koostööks vajalike esindusasutuste moodustamist. Eesti Vabariigis elavate põlisrahvastena oleme me osaks Eesti rahva ajaloolisest mitmekesisusest, oma keeleliste, kultuuriliste ja kogukondlike eripäradega. Me oleme Eestimaade põlised rahvad, põlisrahvad oma ajaloolise ühise nimetusega maarahvas. Me seisame ühiselt rahu, vastastikuse austuse ja ajaloolise õigluse eest. Meenutame, et meie esivanemad on elanud ja hoidnud meie rahvaid ja maid meie järeltulijatele juba paljude sajandite vältel, andnud oma panuse meie rahvaste keelte ja kultuuri kujunemisse ja Eesti Vabariigi loomisesse. Oleme meie loodusressursse seni kasutanud säästlikult ja heaperemehelikult ning meie looduslähedast ja liigirikast elukeskkonda oleme hoidnud tulevatele põlvedele. Pöördudes kõigi Eesti Vabariigi kodanike poole tõdeme ja kutsume kaaskodanike mõistma, et Eesti Vabariik, mis eksisteerib meie põlisrahvaste ajaloolistel maadel, merealadel ja õhuruumis ja mille kodanikud me täna oleme, ei ole seni tunnistanud riigi territooriumil elavate põlisrahvaste olemasolu ning ennast põlisrahvana määratlenud kodanike õigusi ja privileege juhtida ja korraldada oma põlisrahva kogukondade elu oma põlistel maadel ja merealadel, eelnevalt viidatud rahvusvaheliste lepetega vastavuses.
Eesti Vabariigis puuduvad seadused, mis võimaldaksid järgida ja kehtestada kõikide maailma põlisrahvaste õiguste kaitseks rahvusvaheliselt kokku lepitud reegleid Eesti Vabariigis elavate ja ennast määranud põlisrahvaste suhtes. Enesemääramine on üks rahvusvaheliste inimõigustega tagatud põhiõigustest, mida kõik rahvusvahelisi leppeid austavad riigid peavad tunnistama ja kaitsma. Enesemääramised teostanud põlisrahvaste esindajad taotlevad, et Eesti Vabariik asuks toetama riigi territooriumil elavate põlisrahvaste enesemääramisi, ratifitseerima rahvusvahelistes lepetes põlisrahvaste õiguste kaitseks sätestatud põhimõtteid ja tegema meie õiguste kaitseks vajalikke otsuseid. Korralduslikult on kõigi põlisrahvaste koostöökoguga liitunud maade põlisrahvad teinud oma enesemääramise otsuselt iseseisvalt oma maade kihelkondades elavate põlisrahva kogukondade tuumrühmadesse valitud ja kihelkonna esindajateks volitatud isikute poolt. Põlisrahvaste koostöökogu on nende otsuste ettevalmistamiseks peetud läbirääkimistel, osalenud nõuandvas ja koordineerivas rollis. Kihelkondades arvestatakse põlisrahva kogukonda uute liitujate vastuvõtmisel ja esinduskogude valimisel, et kihelkonna esindajateks saavad olla vaid need põlisrahva kogukonna liikmed, kes elavad selles kihelkonnas ja vastavad vähemalt ühele järgmistest nõuetest. Inimene elab esindatavas kihelkonnas ning vähemalt üks tema esivanem oli aastaks 1924, mis oli kihelkondade kaotamise aasta, pärit sellest kihelkonnast. Inimene elab esindatavas kihelkonnas, omab lapsi esindatava kihelkonna põlisrahvast põlvneva kaasaga ning vähemalt 2 tema esivanemat olid aastaks 1924, pärit selle maa või mõne teise tänasel Eesti Vabariigi territooriumil asuva maa kihelkondadest. Inimene elab esindatavas kihelkonnas üle 15 aasta ning vähemalt 2 tema esivanemat olid aastaks 1924 pärit mõne teise maa kihelkondadest. Eelnevale tuginedes saavad põlisrahvaste koostöökoguga liitunud põlisrahvaste esindajad kirjeldada meie tänast olukorda, eesmärke ja tahet, mis on praktiliselt täielikus vastavuses maailmas kaitset vajavate põlisrahvaste määratlemiseks kehtestatud kriteeriumitele, mis tähendab, et meil Eesti Vabariigis oma enesemääramised teostanud põlisrahvastel ei ole oma riike. Oleme väikesearvulised ja riigi elanike hulgas vähemuses olevad põlisrahvad. Oleme Eesti Vabariigis põliselanikud ja kuulume varasemasse asustustihti kui enamus tänasest elanikkonnast. Me eristume teistest, meid koloniseerinud, okupeerinud ning assimileerinud rahvaist ja riigis valitsevast enamusest, kes kas päritolu tõttu ei kuulu meie põlisrahvaste hulka või on oma teadmatuse ning enesekolonisatsiooni tulemusena omandanud uue ja põlisrahvast erineva identiteedi. Me ei saa elada traditsiooniliste eluviiside järgi. Meie elukeskkond, elulaad, kultuur ja põlisrahvastena edasikestmine on ohustatud. Oma enesemääramised Eesti Vabariigis teostanud põlisrahvad on edasi Eesti Vabariigi kodanikud. Põlisrahvastele rahvusvaheliste lepetega tagatud õiguste riikliku tunnustamise, toetuse ja kaitse nõudmine ning meie õiguste ühine ja teadlik kehtestamine on Eestis elavate põlisrahvaste ühine võimalus kaitsta meie riiki, rahvast ja elukeskkonda võõraste ärihuvide ja riigis valitseva režiimi omavoli eest. Sest Eesti Vabariigis hetkel võimul olijad on asunud ilma kohalike põlisrahvaste nõusolekuta algatatud riiklike eriplaneeringute ja muude vastavate megaprojektidega väga suures mahus hävitama meie looduslähedast elukeskkonda, meie põlisteks, asualadeks ja elatusallikateks olevatel maadel ja merealadel. Põlisrahvaste õiguste austamine ja arvestamise asemel teostab tänane neokolonialistlik režiim niinimetatud riiklike eriplaneeringute alusel põlisrahvaste maade, merealade
ja kaevandamisõiguste müümist võõrastele. Kulutab riigieelarvet riigile majanduslikult kahjumlikele rajatistele ning rikub sellega teadlikult, tahtlikult ja kuritegelikult rahvusvaheliste lepetega kõikidele riikidele kehtestatud kohustust mitte teha otsuseid, milleks riigis elavad ja oma elukeskkonda kaitsvad põlisrahvad ei ole kunagi nõus andma oma eelnevat vaba ja informeeritud nõusolekut. Enesemääramised teostanud põlisrahvaste esinduskogud saavad oma õiguste ja elukeskkonna kaitsel tugineda põlisrahvastele rahvusvaheliste lepetega tagatud õigustele, toimida valitsusväliste kogukonna ja keskkonnakaitseorganisatsioonidena ja inimõiguste kaitsjatena. Täname põlisrahvaste koostöökogu nimel kõiki kaaskodanikke, kes toetasid oma allkirjaga koostöökogu kollektiivset pöördumist Riigikogule, millega nõuame Eestis elavate põlisrahvaste ametlikku tunnustamist ja kaitset. Meie alla kirjutanud põlisrahvaste esindajad Läänemaalt, Virumaalt, Saaremaalt, Pärnumaalt, Järvamaalt ja Viljandimaalt pöördume Eesti Vabariigi kodanike poole üleskutsega. Püüdke mõista meie algatusi, leidke üles oma esivanemate juured ning ühinege oma kodukehelkonna kogukonnaga ja maa põlisrahvaga. Põlisrahvastele esitame nõudmised riigile, mis on selged ja põhiseaduslikult õigustatud. Tunnustada Eesti põlisrahvad kui rahvuslikke kogukondi, kellel on õigus oma enesemääramisele, kohaliku elu korraldamisele, oma keele, kultuuri ja pärimuse hoidmisele ning pärandmaade jätkusuutlikule kasutamisele. Taotleda rahvusvahelise tööorganisatsiooni põlisrahvaste ja hõimurahvaste konventsiooni ratifitseerimist Eesti riigi poolt, et tagada rahvusvaheline õiguskaitse meie õigustele ja vabadustele kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Kutsuda ellu seadusandlik dialoog ja koostöö Riigikogu, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna tasandil, et määratleda põlisrahvaste esindusõigused, osalusmehhanismid ning garantiid nende kaasamiseks ühiskondlikult oluliste otsuste tegemistel. Me rõhutame, me ei luba muuta oma põlisrahvaste ajaloolisi maid sõjatandriks. Me ei nõustu ka oma rahvaste sunniviisilise evakueerimisega, vaid meie kohalolu oma esivanemate maal tagab meie kestmise põlisrahvastena. Meil on õigus jääda, elada ja kesta omal maal. Meil on õigus sellele, et riik ei korralda meie maadel midagi ilma meie eelneva vaba ja informeeritud nõusolekuta, nii nagu seda kinnitavad rahvusvahelised põlisrahvaste õigusi sätestavad põhimõtted. Me ei palu kohta oma maal. Me kuulume siia. Meil on õigus sellele, et riik ei korralda meie maadel midagi ilma meie eelneva vaba ja informeeritud nõusolekuta. Me ei astu vastu riigile, mille osa me oleme, kuid me ei luba end kõrvale jätta. Me ei nõua eraldumist, vaid nõuame tunnustust ja osalust otsustes, mis puudutavad meie maid, rahvaid ja tulevikku. Eesti Vabariik saab olla tõeliselt õiglane ja tugev vaid siis, kui ta austab oma ajaloolist mitmekesisust sama kindlalt kui rahvuslikku ühtsust. Meie sõnum on selge ja vääramatu. Me seisame oma elukeskkonna, rahva kestmise ja osalusdemokraatia teostamise eest. Meil on kõrini, meil ei piisa tühjadest lubadustest, me nõuame rahvaalgatuse ja rahvahääletuse taastamist, sest ilma osalusdemokraatia mehhanismideta on riigi võim üksnes vormiline. Me ei lepi assimilatsiooniga ega vaikiva kadumisega. Me nõuame demokraatlikku kultuuririkkust, mitte sunnitud ühtlustumist.
Põlisrahvaste laste keeleline ja kultuuriline identiteet peab säilima. Riigikeele omandamine ei tohi toimuda identiteedi kaotuse hinnaga. Seetõttu ei toeta me ühiskoolide süsteemi, mis lõhub ajaloolisi kogukondi ja viib assimilatsioonini. Põlisrahvaste püsimise eelduseks on võimalus saada kooliharidust oma kodukohas, elukohajärgsetes väikekoolides, mis on juurdunud kohaliku keele, kultuuri ja kogukondliku sideme pinnasesse. Eesti Vabariik saab olla õiglane ja kestlik vaid siis, kui ta kuulab ja kaasab oma põlisrahvaid mitte pelgalt sümboolselt, vaid otsustavalt. Me ei nõua luba eksisteerida, me kehtestame oma õiguse jääda, otsustada ja kesta. Teadaanne alla kirjutanud põlisrahvaste nimel. Meie alla kirjutanud teatame ühiselt ja vastutustundlikult, et oleme alustanud põlisrahvaste konföderatsiooni loomise protsessi, lähtudes meie ajaloolisest enesemääramise ja korraldusõigusest ning rahvusvahelistest põlisrahvaste õigusi tagavatest üldtunnustatud põhimõtetest ja normidest. Meie eesmärk on sõlmida põlisrahvaste ajalooliste maade konföderatsiooni lepe, mis sätestab meie vastastikused õigused ja kohustused, koostöövormid ning meie konföderatsiooni kui rahvusvahelise õiguse subjektid suhted Eesti Vabariigi kui suveräänse riigiga. Konföderatsiooni leppe ettevalmistamine toimub Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil, kooskõlas põhiseaduslike õiguste, rahvusvaheliste lepingute ja rahumeelse enesemääramise põhimõttega. Meie tahe on säilitada, tugevdada ja edasi kanda oma rahvaste identiteeti, elukeskkonda, kogukondliku iseotsustamise õigust ja kultuurilist järjepidevust, nii tänases Eestis kui tulevases konföderatiivses korralduses. Meie nõudmine maade ja merealade puutumatuse kohta. Me ei luba oma ajalooliste maade ega merealade hõivamist ükskõik milliste ettekäänete varjus. Olgu nendeks tuugenitööstused, päikesepargid, kaevandused, taristuprojektid või muud arendused. Peame lubamatuks ja keelame ära kõik sellised tegevused, mida kavandatakse ilma meie eelneva, vaba ja informeeritud nõusolekuta. Meie maad ei ole tühjad alad, mida võib majanduslike huvide nimel koloniseerida või tükeldada. Iga selline kavatsus, mis eirab meie õigusi ja kohalolu, on meie jaoks territoriaalne rünnak ja kultuuriline häving. Eriti lubamatuks peame me metsade hävitamist lageraietega, mida varjatakse eksitava mõistega uuendusraie. Samuti on vastuvõetamatu, et meie metsad ja põllumaad lähevad järjest enam võõrkapitali omanike ja esindajate valdusesse. See ohustab nii meie looduslikku elukeskkonda, toidujulgeolekut kui ka kultuurilist järjepidevust. Meie maad ei ole müügiks. Aitäh teile!